Tere päevast! Teen täna sulle väikese kaardi ladumise 3 valikuga ja igas valikus on ainult üks kaart. Ja kaardid võtan jumalannade kaardipakist ja selleks, et sa saaksid valida oma valiku, sa võid valida siis numbrite järgi, et 1, 2 või 3, või sa võid valida ka sümbolite järgi. Et number 1 on selline roheline küünal, number 2 on selline väikene kivi, teine hallikas, õhuke, lapik, kivi. Ja number 3 on pliiats, mille peale on kirjutatud väikeses kirjas Eesti ja suures kirjas naine. Ja rõhk on sõnal naine. Nii et tee oma valik. Ja ma vahepeal siis, kui ma siin kirjutan, et panen siis ajatemplid ka kirja, et pärast kui saad oma valiku teinud, saad video alt vaadata siis oma ajatempli ehk siis valik 1, 2, 3 ja liikuda kohe oma valiku juurde. Loomulikult soovi korral võid ka kogu video ära kuulata. Nii, ja läheme siis esimese variandi juurde. Ja esimene variant on meil siis selline kaart, see on keldi jumalanna Sheridvin. Ja Sheridvin räägib meile siis sellest, et sul on aeg oma tõeline potentsiaal avastada. Ja milles see sinu tõeline potentsiaal on? Sa oled lõputu potentsiaal ja vägi on siis selle jumalanna sõnum, et kõik, mida sa vajad, on joondumises ja joondumas. Ja milles on võti, et sinu ettekujutus võimalikkusest on see, mis päriselt loob. Kordan veel korra, sinu ettekujutus võimalikkusest. Sa ise võid olla kõik, mida sa suudad ette kujutada. Ja mitte ainult siis unistada, vaid et sa suudad nendele eesmärkidele ja piltidele panna sisse nagu selle elu, et sa muudad selle pildi enda jaoks elavaks. Ja see jumalanna siis ütleb niimoodi, või ta hoiatab sind selle eest, et kui see mugavustsoon on nagu see, ühesõnaga, kui sa elad ainult mugavustsoonis ja sa tunned ennast seal rahulolevana ja turvaliselt ja ei mõtle või ei otsi võimalusi sealt mugavustsoonist välja liikuda, siis su elus mitte midagi ei muutu. Ehk sellisel juhul võib juhtuda, et see sinu vägi ei jõuagi sinuni või sa ei leia seda üles, sa ei leia seda oma potentsiaali ülesse. Ja sa ei liigu kunagi sellest väljapoole ja sinu tõeline potentsiaal jääb siis välja arendamata, jääb avastamata ja jääb lihvimata. Ja tema soovitus on siis see, et kirjuta üles kõik oma unistused, eesmärgid ja mõtted ning ja mõtle siis selle peale, et kui sa oled need kirja pannud ja siis kui sa oled selle kirja pannud, siis nagu kuidagi kujuta ette või tunnista endale, et sa tegelikult oled palju enam kui see, mida sa ise oled endast siiamaani arvanud. Või mida sa oled lubanud endal arvata. Et selline sõnum siis selliselt jumalannalt. Nii, läheme teise grupi juurde. Ja teise grupi jumalanna on Lakshmi. Ja mida see jumalanna Lakshmi sulle siis ütleb, et Lakshmi on siis põhimõtteliselt külluse, varanduse ja õnne jumalanna. Püüan leida endale asendit, et kuidas siin paremini olla. Ja ta on siis hindulistlik jumalanna ja tema siis tuleb välja, tema kaart tuleb kaardi ladumises välja siis, kui inimesel on aeg tähistada oma eesmärke, tarkust ja õitsengut. Ühesõnaga tähistada siis ka pisiasju, ütleme niimoodi, et sul on päris palju asju, millega sa oled hakkama saanud, oled tubli olnud, oled ettevõtlik olnud, oled hooliv olnud,
et need on kõik need asjad, mida tasub tähistada ja mis väärivad tähistamist. Et kõik sinu kogemused ja oskused on väärtuslikud, et seda ei tasu kunagi siis alahinnata, eks ole. Ja Lakshmi tuletab meelde, et on aeg jagada oma väärtusi teistega, maailmaga. Ja sinu jagatud väärtused ja panus võimendub. Siin on siis mõeldud mitte ainult see, et see töö hulk või tegevuse hulk ei võimendu, vaid ka see, mis sa sealt tagasi saad, et kas see siis on rahaline mõõde, on see mingisugune mis iganes tänu või tunnustus või muu heaolu, et see kõik saab võimenduda siis juhul, kui sa teed seda tänu tundes pühendunult ja tunnustavalt. Ehk sa siis tunnustad seda võimalust panustada. Ja materiaalne küllus, Lakshmit seostatakse tihtilugu siis selle materiaalse küllusega ka, aga materiaalne küllus tuleb sul siis, kui sa õpid koos teistega looma. Ja mõnikord võib juhtuda, et sa oled tundnud puudust või mingisugust piiratust või mingisugust muud sellist keerukat olukorda ja see tuleb negatiivsetest või piiravatest mõtlemistest ja uskumustest. Ja siis Lakshmi tuletab meelde, et selline olukord peab lõppema, et see ei ole sulle kasulik, see ei ole sulle vajalik, sellega sa kahjustad ennast. Ja sinu ülesanne sellega seonduvalt on siis oma mõtted ümber kujundada ja keskenduda ainult olulisele. Keskenduda ainult olulisele. Ja kõik, mis peab sinuni jõudma, see jõuab. Ja kui sul on keeruline mõelda, et mis asi see oluline siin on, eks ju, et siis sa võid nagu mõelda selle peale, et näiteks, ma toon lihtsalt näite, ma ei taha haige olla. Paljud inimesed mõtlevad, et ma ei taha haige olla. Selle asemel mõtle, et ma tahan terve olla või ma olen terve, eks ole. Ja samamoodi see on see mõtete ümberkujundamine, et Lakshmi tuletab sulle meelde, et sõnadel on jõud ja sellest sõltub siis see, et mis sinuga siis edasi nagu hakkab saama. Nii, läheme edasi ja meil on siis, meil oli siis pliiats oli kolmas valik ja meil on siin Jumalanna Maat, kes on siis Egiptuse Jumalanna ja tema on tõe Jumalanna. Ja tema tuletab siis meelde sulle, et tõe rääkimine on oluline. Tõe rääkimine teistele, aga tegelikult ka iseenda vastu aus olemine, oma tõe järgi elamine, oma eheduses elamine, oma tõest tuleneva saatuse ja tee järgimine. Ja ta tuletab meelde ka seda, et kui sa ei ole aus eelkõige iseenda vastu, et siis tegelikult sa annad ära oma väge, su energia hakkab lekkima. Ja ta nimetab seda, et tuleb olla kristallselt aus, eks ole. Et kui sa oled aus, kristallselt aus ja oled autentne ja elad oma tões ja väes, et siis sellisel juhul Maati ütleb, et sa oled kõikides eluvaldkondades võimeline olema edukas. Ja ta ütleb ka seda, et on aeg teha valikuid ning lähtuda oma tõest, oma sellest sisemisest tõest ja juhatusest, oma maailmavaatest. Ja karmaseadus ütleb niimoodi, et kõik asjad lähevad tasakaalu varem või hiljem, eks ole. Ja mõnikord juhtub see olukord, et me näeme, näiteks me tunneme mingit rahulolematust, meile tundub mõnikord, et elu on ebaõiglane, aga et me ei näe seal, kuidas see asi ei lähe siis tasakaalu või miks see karmaseadus siis nüüd ei kehti. Et kehtib küll, aga asi on lihtsalt selles, et meie näeme selles olukorras selle olukorra või sündmuse või situatsiooni ühte vaatepunkti, et me ei näe kogu tervikut. Ja mõnikord võivad asjad võtta ka kauem aega kui 5 sekundit, eks ole. Ja siis, et võib siis juhtuda niimoodi, et kuna me näeme seda ühte vaatepunkti, et sellepärast tundubki siis ebaõiglane, et kui me näeksime laiemalt, laiapõhjalisemalt, üldisemalt asju,
et siis me näeksime rohkem seoseid. Ja Maat ütlebki seda, et püüa näha nagu tervikpilti, eks ole. Ja mis ta veel ütleb, et tuleb austada enda ja teiste vaba tahet, et kui sa näed, et sul on jumala hea mõte, jumala hea idee ja aus kavatsus ja kui see ei lähe läbi, et siis see sinu mõte või kavatsus läheb risti vastuollu kellegi teise vaba tahtega ja vaata seda nagu vägisi muuta ei saa või meie õigus ei ole seda vägisi nagu muuta, eks ole. Ja Maat tuletab sulle meelde, et õpi vaatama teise inimese sõnade taha. Eriti siis juhul, kui sulle tundub, et ta ei ole väga aus või ta püüab mingit tõde varjata või ta ei väljenda kõiki oma tundeid ja mõtteid, mida ta võiks nagu sellel hetkel väljendada. Et sa näed temast nagu natukene läbi, eks ole. Et õpi vaatama siis teise inimese sõnade taha. Ja kui sa näed, et teine inimene ei ole aus, et sõnasta ümber ja väljenda ise seda tõde. Aga ole seda tõde väljendades aus, aga hooliv ja leebe. Et mõnikord juhtub see lugu, et tõde väljendades me läheme sellisteks karmideks, me hakkame kohe lahmima, eks ole, sest meile tundub, et meil on õigus. Ja meil ongi, aga just Maat tuletab meelde, et jää leebeks ja hoolivaks, vaatamata sellele, et sul on õigus. Nii, aga ma tänan sind ja tuletan meelde, et kuna tegu on üldiste kaardisõnumitega, et kui sa tahad personaalset ladumist, siis võta all oleva vormi kaudu minuga ühendust. Ilusat päeva sulle!